Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 96. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna kutsusin külla ühe meesterahva, kellega me oleme raadioeetris juba ma ei tea kui mitu aastat rääkinud. No tõesti, ma ei tea mitu aastat. Võib-olla Uudo mäletab. Tere tulemast, Uudo Laane. Tere. Ja ei, ma ka tõesti ei julge seda numbrit öelda, aga no ma arvan, et neid aastaid on. Päris palju aastaid. No me saime sinuga tuttavaks läbi Nooruse Maja. Ma ütlen ausalt, mina mäletan Nooruse Maja enda lapsepõlveajast, aga ma ei tea, et sa oleksid seal siis juba tegev olnud. Vist ei olnud siis, kui seal veel need sellised noorte diskod olid ja nagu täitsa enda Nooruse põlveajast. Aga ütle siis aastaarv, mis või siis olla enne. See püha püss, kes seda enam mäletab. No mina olen seal 92. aastast. 1992. Kuule, aga siis ilmselt me ikkagi juba niimoodi kokku puutusime, nii et me isegi ei teadnud. Sest siis ma olin 7-aastane juba, kui aasta oli 1992. See on üsna tavaline muuseas, et kui ma praegust linnapildis ringi käin ja siis mingid noored tulevad vastu, ütlevad ilusti tere. Ja siis no ega ma tavaliselt ma pead väga ei vaeva, et kes see siis selline on, aga vahest kui tuleb jutuks siis tuleb, et ma käisin lapsena teil seal kuskil näiteringis või midagi tegemas, tantsimas, laulmas. Jaa. Nii et see on nagu üsna tavaline, vaata minu nagu jääb ju neile meelde, aga nagu kui temad kasvavad siin nagu sina sealgi noorena käisid. Oled täna juba hoopis teistmoodi näed välja kui siis on, nii et nii ta on. Ja mina käisin omal ajal seal Ants Lopsiku juures tantsus Foxi all tantsimas, et siis ilmselt ikkagi sa olid juba tegev seal. Ja, olin. Kuidas sa Nooruse Majja sattusid? No sellel on selline huvitav lugu, et ma olin varasemalt Nõukogude valitsuse ajal veel töötasin Pärivere kultuurimaja juhatajana. Ja siis mõned aastad seal 3 või 4. Ja siis ma kolisin ära Pärnusse ja mõtlesin, et ma lõpetan ära selle kultuuritöö, kui see ära see. Ja olin aasta aega kuskil Viisnurgas tootval tööl ja siis kui kuskil selle bussijaama ristmikul, kus praegust on valgusvoor seal Port-Tartute vahel, aga siis tollel ajal seal veel valgusvoori polnudki, siis üks must Volga piduriti kõgisides jäi seal seisma ja sealt hüppas välja üks sihukene mees nagu Ain Roost, kes oli tollel ajal siis nagu abimaavanem ja ütles, et nii, homsest tuled tööle ja mul on vaja sinna rajooni kultuurimajja kedagi, kes seda juhtima hakkaks. No ja nii ta läks. Sellest ajast ma olen seal tööl. Kuidas see algus oli? Et see, mis ta täna on, see on ju hoopis midagi muud. Ja, ütleme, et mina õnnestus ju sinna tööle minna veel eelmise riigikorra ajal lausa. Et ennem et ehk siis see tähendab seda, et ma nägin ära ju selle rubla ja siis sükse elu ja kuidas see kroon tuli ja kõike seda ja siis see, kui teades seda juhtimise või üldse elu loogikat, et see Maslowi püramiidi on, et siis see kultuur on ikka tuleb alles siis, kui kõht on täis ja kõik baasvajadused on nagu rahuldatud. Nii et algusaastad olid ikka üsna keerulised, kui see vabadus tuli koos tühja rahakotiga ja siis tuli seal pead nuputada, et mida siis nagu üldse teha, et nagu ellu jääda aga ajapikku on ta ikkagi niimoodi läinud ja et on nagu paremuse poole kõik nihkunud ja muutunud ja eks see elukogemus tuleb ka juurde ja ma mõtlen, et kui on algusaeg ja tõesti see väga keeruline moment, et kuidas me siit edasi läheme, siis peab ikka mingi väga ere pirn peas ju põlema lööma, et saaks nagu kuidagi ellu jääda selles. Nojah, eks me oleme proovinud kõike uusi asju või asju, mida nagu varem pole nagu kuskil tehtud ja ma olen sihukene seda tüüpi, et kui nagu midagi kordama hakkab, siis tulebki otsida jälle midagi uut ja et ütleme nii, et ma ei saa nagu jääda nagu seisma ja selle sama koha peale läheb nagu igavaks, kui üks asi nagu ennast väga pikalt käiab ja vaata ka endal on need ideedega nagu ta on, et need kipuvad ja kuskilt maalt otsa saama ja siis see tähendab, et ma olen nagu päris palju ideid varastanud sõna otseses mõttes, et heas mõttes, et olen kutsunud siis
endale ligi nooremaid inimesi, kes tulevad oma mõtete ideedega ja on aidanud neid siis ellu viia. Ja see on ka üks põhjus näiteks, et miks me väga pikki aastaid võtsime sealt Euroopa vabatahtliku teenistuse kaudu neid vabatahtlikke, kes siis tulid ka välismaalt oma mõtete ja ideedega ja mida siin meil üldse polnud nähtud veel. Ja nii et siis me oleme igasuguseid huvitavaid värke teinud ja algatanud. Kohe tahaks küsida, mis on kõige nagu nii-öelda meelde jäänumad või siis nagu hullemad, mis on siis nagu kohe niimoodi puusalt tulevad? No ütleme, et vaata, sa küsisid, et kuidas see alguse aastatel ellu jääda, et siis me mõtlesime välja sellise formaadi nagu õllepidude formaadi. Et siis võtsime, tollel ajal olid need sellised väikseid õlletehased, oli terve Eesti täis, võtsime siis mingisuguse õlletehasel seal sabast kinni, no praktiliselt kõikidel nendel ja küsisime sponsorraha. Ja panime siis väikeste lõõtspillide ühingu või siis huntsakad või sellised rahvuslikud bändid sinna lavale esinema väikse programmi ja eeskava ja õhtujuhiga mängud, võistlused. Ja siis oli niimoodi, et see formaat läks siis nii populaarseks, et no meil lõppesid lauad toolid otsa, nii et inimesed tulid oma laudade ja toolidega lausa. Ja siis seda õlut voolas seal ikka ojadena ja siis ühelt maalt avastasime, et keegi meie klientidest asutas randa ühe õllerestorani. Mõtlesin, okei. Siis tundus, et pole enam mõtet seda jutti edasi ajada ja võtsime järgmised asjad ette. Nii et siin on palju värki, mis on nagu meie majast sealt nagu kas siis mõttena või ka tegudena algust saanud. No, jaanipäeva näiteks. Jaanitule tegemise, ma tulin maalt seal kultuurimajast, seal meil olid kogu aeg jaanituled ju korralikult suured. Ja tulin linna siia, vaatasin, et mingi tünn on seal Vallikäärus, kus tuluke põleb ja kogu lugu, sest et kõik ju käisidki linnast välja jaanituld pidamas või jaanipäeva pidamas tavaliselt. No ja siis mõtlesin, et proovin siis, mul ju aed on seal suur, et teen siis jaanitule. Panime justamendi mängima lava peale ja müüsin 1200 piletit. Nii et täna sihukest rahva hulka ma enam ei mäletagi, et saaks korraga nagu meie platsi peale panna enne sinna. Sinna see oli ka enam-vähem täis, servast servani, et külg ees sai käia enne. Aga nii ägedad sellised formaadid ja ideed jõuavad kohale ja teine on see, et need ideed võivad ju sinuni jõuda, aga kui sa neist kinni ei haara, on see nagu tühi ressurss. Aga sa oled need ikkagi nagu teoks teinud, see on äge. Jah, meil on nagu selles mõttes hea, et me nagu, me ei sõlta nagu kellestki, me oleme MTÜ-na, majandame seda värki ja mul ei ole nagu vaja küsida, kokku kutsuda mingid suuri koosolekut ja küsida luba mingi nõukogult või mis iganes kelledki või linnavalitsuselt luba küsida, kas ma midagi tohin teha. Et kui mingi hea idee tuleb, siis ja ma läbi ammustan, et see on nagu abikõlbulik ja sellest võib asja saada, siis otsus tuleb minutiga. Ja see tegelikult nagu justkui näib külalisele, et nagu on ütleme justkui väga lihtne protsess on ju kõik see, aga samas teisipidi see idee vormidega teostuseni selleks, et ka sealt see nagu nii-öelda finants ja kõik oleks nagu kaetud, eks ju, see on ikka päris suur projekti kirjutamise töö tegelikult. Jah, nüüd sa jõudsid selle projektideni, ma seda nime ei ole veel jõudnud öelda, aga neid projekte ja projektikesi me kogu aeg ju kirjutame ja mida aeg edasi seda keerulisemaks need projektid on meil siin järjest läinud, et me kunagi alustasime 96-97 aastal oma Soome sõbraga Seppoga. Ta tuli mu juurde ja ütles, et kuule, et teeme midagi koos. Ja mõtlesin, proovime, siis meil olid mingid sellised Soome-Eesti vahelised ühisprojektid, tegime mingi väikese. Isegi nime ei julge praegust enam ei mäleta ja mis teemagi ei ole meeles. Aga siis meil hakkas see seltskond niimoodi laienema, et tulid taanlased punti ja siis tulid lätlased ja leedukad ja rootslased ja siis tegime nagu selliseid suuremaid projekte ja siis mingi, soomlane kogu aeg neid juhtis ja Seppo. Ja siis ma ikka olin Seppo üle nagu väga nagu kade,
heas mõttes on ja siis me seal ikka õhtuti saunas seal arutasime ja ütlesin, et noh, et näed, et küll on äge, et sul on reisid mööda Euroopat ja mööda maailma ringi kogu aeg selle projektidega on ja Sepo ütles, et ole rahulik, et 5 aasta pärast oled sa täpselt samas seisus, kus mina praegu ja no nii ta on läinud ja siis 5 aastat läkski mööda, kui ma julgesin võtta ise selle projekti juhtimise nagu ette, et siis sealt tuleb ju hoopis teine vastutustase. Projekti elukaar on üsna pikk, et alates sellest ideest üldse ja siis kuni lõpuks aruandluseni välja ja neid rahastusmudeleid on olnud seal ju läbi aegade ka erinevaid. Me olime selle juures, kus Erasmus sündis. Mina olin ennem juba nendes projektides sees ja need esimene Erasmuse projekt Eestis on meie lõpetatud. Ma ei tea, kas seal võitjaid oli alguses seal nagu rohkem, aga et selles mõttes, et selle projekti lõpuni elluviimine meie olime esimesed. Ja nii, et siis see Erasmuse tolleaegne büroo oli nagu huviga vaatasid, et kuidas see käib. Nad ei teadnud ka, kuidas need aruandlused seal Brüsseli keskkonnas nagu täpselt on. Nii et see oli siuke huvitav aeg. Aga selle projekti puhul, kas siis peab olema ju, nagu ma olen aru saanud, hästi põhjalik eeltöö juba enne tehtud, kui sa kirjutama hakkad, see peab täiesti siht silme olema, et see ei ole nagu... Ja absoluutselt, et sõltub muidugi, mis projektist me räägime, et meil nagu tüüp on nagu väga erinevad, et me oleme teinud siin korra juba mainisin see Euroopa vabatahtliku teenistuse projekte, siis me oleme teinud noorsootöötajate koolitusprojekte, siis me oleme teinud täiskasvanuhariduse projekte, siis me oleme teinud strateegilise partnerluse projekte. Nüüd me oleme jõudnud siis CERV projektini 1 on meil siis hetkel seal võidetud. Ja nüüd me kirjutasime ka Loov Euroopa projekti, mille vastust me peaksime kohe varsti teada saama, et kas see läheb õnneks või mitte. Need on nagu rahvusvahelised teemad. Plus siis on veel kohalikud kõikvõimalikud projektid, mis siin on siin linna kultuuri projektid või siis ka see kultuurkapital. Ja sinna ma suhteliselt vähe kirjutan, et nagu see kultuurkapital, vabandust, kui keegi kapitali inimestest seda kuulab, aga minu jaoks on see nagu kergelt arusaamatu kogu see süsteemi ülesehitus, et minu arvates ei ole ta nagu õige ja loogiline ja siis ma ei taha sinna eriti kirjutada. Ja ega nad mind ei toeta ka, aga vahet pole, see on nende otsuse. Selles mõttes projekte on tõesti väga palju erinevaid ja millega me siis nagu tegeleme. Ja projekti kirjutajad peavad olema head. Mul on need läbi aegad olnud siin mitmeid. Hetkel on mul siis 3 projekti kirjutajat, et siis mul oma tütar on, kes siis siin Eestis on ja siis on mul üks paar, kes on siis Itaalia noormees ja Bulgaaria neiu, et nemad siis toodavad siis neid suuremaid projekte, mis nagu otse Brüsselisse siis kirjutatud saavad ja me oleme suhteliselt edukad olnud nendes selles. See tähendab, et see võrgustik ja see koostöö peab ikkagi olema väga tugevas nagu märksõnas, et muud moodi ei ole võimalik mingeid asju ajada. Ja ma pean ütlema, et läbi selle aegade on mul tekkinud ikkagi selline võrgustik Euroopa, siis lisaks Lähis-Ida, ka siis Ladina-Ameerika ja Ameerika Ühendriigid, kus siis ka Aafrika riigid, et kus on siis niimoodi, et kui ega me iga kord ju kõike projekte ise ei juhi, me oleme ka paljudes projektides nagu partnerina. Et kui nüüd, ma ei tea, Bulgaaria partner mulle kirjutab ja ütleb, et tal on siuke idee, et kas sa oled valmis nagu osalema partnerina, loomulikult. Eriti süvenemata isegi, et kui võidab, siis pärast vaatame, et mis seal siis on, et me oleme pädevad ja suhteliselt nagu kõike ja neid teemasid läbi viima. Aga jah, et see võrgustik on päris tugev meil tekkinud ja unustasin veel rääkida, et vahepeal olin ühe sellise organisatsiooni nagu Anna-Lind Fond Eesti poolseks koordinaatoriks. Sellest on nüüd juba mingi 5-6 aastat tagasi, kui ma sealt kõrvale astusin, kus siis peakontor oli Aleksandrias, Egiptus. Ja kus tänu sellele on mulle siis tekkinud need Lähis-Ida kontaktid.
ja me oleme teinud ka siis nüüd nende Lähis-Ida partneritega erinevaid partnerlusprojekte koos. Ja nii, et me oleme kaks noorsootöötajate koolitust näiteks läbi viinud Liibanonis. Ja nii, et täna just vaatasin hommikul jälle uudiseid, et kuidas Iisraeli väed on seal Liibanonis otsapidi sees ja ma olen nendes kohtades seal käinud ja samas piiri peal, ja selles samas kindluses, mida sealt vallutati, nii et täna või eile. Nii et selles mõttes nagu kurb vaadata, kui sul on nagu isiklikud kogemused või kontaktid. Ja ma suhtlen nende partneritega siiamaani ja jälle nad kannavad mulle ette, kuidas olukord on. Aga kui on sellised rahvusvahelised partnerid ja ikkagi niivõrd erinevad regioonid, et siis meil on ju kogu see, ütleme, töö, mentaliteet ja kõik on ju nii erinev, et kui lihtne seal seda ühist keelt leida on? Õpid ära, midagi hullu ei ole, et eks seal ma olen ämbrisse ka astunud siin mõnelgi korral ja nii, et sa pead nagu väga jälgima lisaks kõnepruugile ka kehakeelt. Et on raadios eetris ei saa näidata, aga selline liigutus nagu lükad eemal justkui, jah. Et on nagu härjale punane rätik, kui seda näidata araabia inimesele näiteks. Et on selliseid asju, mida sa pead teadma ja õpid ära, midagi hullu ei ole. Ja mõni tuleb töö käigus lihtsalt. Ja. Hea, et sa juba rääkima hakkasid siin ka sellest, et tütar on sul üks projekti kirjutajatest. Mul õnnestus temaga alles hiljuti kolledžis kohtuda, kui ta käis koos Indrek Linnustega rääkimas siis projektist. Ole hea, anna natuke tausta selle kohta ka. Ja, see projekt on siis CERV-projekt. Combat Hate on projekti nimi ja mis siis tegeleb vaimse puudega inimeste vastase vägivalla ennetamisega. Ja see on siis meil otse Brüsselisse kirjutatud. Noorusemaja on selle projekti juht ja Amanita ehk siis Indrek Linnuste on siis Eesti-poolseks teiseks partneriks. Ja meil on veel siis 2 Itaalia partnerit ja 1 Bulgaaria partner, 3 riiki, 5 partnerit. Ja 3 partneril nendest on siis nagu otsene puutumus ka vaimse puudega inimestel. Meie organisatsioonil otsest nagu tööd me nendega ei tee, aga samas me teeme nendega koostööd kogu aeg, et meie majas on kõik võimalikud puudega inimesed läbi aastakümnete teretulnud olnud ja nad korraldavad meil seal oma diskosid ja sündmusid, nii et mul kokkupuude on olemas, et ei ole päris võõras. Aga et siis meil on siis nagu kompetents seda rahastusskeemi välja töötada ja toetust saada ja Indrek siis panustab omalt poolt puhtalt siis selle oma teadmistega ja kogemustega. Nii et see projekt on suht algusjärgus, et me alles alustasime eelmise aasta, pole veel aastatki. Pole veel aastatki ja 1 aasta on veel minna ja me oleme selle raames juba jõudnud väga palju ära teha ja tootnud selliseid hädaabi materjale, et siis, et kuidas siis sihtgrupi inimene saaks enda probleemist kiiresti teada anda õigesse kohta. Et kui me esialgu või esiti mõtleme nooruse maja, siis tuleb kõigepealt ju silma ette kogukonnakeskus. No lihtsalt on kogukonnakeskus, eks ju. Ja siis on kuidagi nii harjumatu mõelda projektid ja siis samas, kui sa tood välja, et tegelikult teil on juba aastaid on ju ka psüühilise erivajadusega inimesed nagu oodatud ja teevad oma erinevaid sündmusi asju seal on ju. Ja et ka projektid on ka nendele mõeldes nagu läbi viidud on ju. No siis see ongi ju ehtne kogukonnakeskus, keskus kõigile. No jah, seda küll. No ma võin julgelt öelda, et kui ma sinna majja tööle läksin, siis suht esimesel aastal või teisel aastal me panime maja ette kaldtee. Ja ehk siis ratastooliga inimesed on ka aegade algusest saadik meie majas käinud, oma sündmusi teinud, et mina ütlen seda alati, et kui pakud võimaluse, küll siis leidub ka selle võimaluse kasutajaid. Ja et meil kõik
kõikvõimalikud sihtgrupid on oodatud meie majja. Kuidas teil tänavu plaanis on Rääma rahva omapäevaga? See on teil juba päris mitu aastat toimunud, alles hiljuti rääkisin siin Terjevõrguga juttu just sellest samast teemast on ju. Et mis plaanid tänavu on? No sellel aastal me teeme seda 10. korda. Issand, juba nii palju. Jah, 10. korda ja see tähendab, et mõtlesime siis natukene suuremalt kui tavaliselt. Et meil on nagu plaanis välja tuua kõik, kas just kõik, aga paljud sellised asjad, mis on nagu läbi aastate nagu kord olnud, kord mitte. Ja siis siuksed nii-öelda parimad palad. Et me oleme teinud seal giidituure, oleme teinud loenguid saalis, mis nüüd viimastel paaril aastal ei ole toimunud, aga seekord siis otsustasime need kaks asja ühendada ja Indrek Aia on pundis ja no kuna tema on ikkagi ka, ta ise ütleb küll, et ma olen puht kesklinna poiss, ma ei tea midagi sellest Räämast, aga tal vanaisa on ikkagi selle nooruse alguse juures olnud, nii et nüüd saab oma vanaisa patud peab lunastama. Et siis Indrek teeb siis sellise jalgrattatuuri mööda neid koos siis nii-öelda ühendame need giidituuri ja loengud. Et ta nagu pikemalt peatub teatud kohtades ja siis räägib pikemalt nendest kohtadest. Nii et ta juba tegeleb asjaga ja seda ära rääkimine kestis täpselt 1 minut. Ei olnud nagu kuigi keeruline. Ja noh, minu see mõte on kogu aeg on olnud see ja mitte ainult minu, vaid kogu meie korraldusmeeskonna mõte, et me oleme tahtnud ikkagi, et külastataks kõiki neid kodukohvikuid ja kohti, kes oma uksed lahti teevad, et inimene ei ankurduks sinna noorusmaja õue peale, et siis sellepärast me seal nagu pakume suhteliselt nõrka kava. Võib-olla erandina sellel aastal teeme natukene rohkem, et kui 10 aastat ikkagi, et tuleb mingisuguseid tegemisi seal nagu etteasteid rohkem, aga me ikkagi tahaks, et inimene saaks sealt meie juures selle info kätte ja läheks linna peale avastama neid kohti linna osa peale. Sest et neid kohti tavaliselt on meil kuskil 20 ringis, praegust regamine on alanud, esimesed 10 on olemas ja ma juba tean, et neid tuleb ikkagi see 20+ kindlasti kokku, aga et inimesed on kuidagi jätavad ikkagi oma otsustuse protsessi nagu niimoodi viimase hetke peale, see on kuidagi viimasel ajal väga tavaliseks saanud. Nii et saab tulema põnev sündmus. Millal see toimub? 11. juuli. 11. juuli. Jah, see on laupäevane päev. Ja alustame hommikul kell 11 ja lõpuaega ei ole määratletud, et meie noorusmaja õue peal paneme kella 4 enda väravad kokku, aga et minna avastama ka teisi kodukohvikuid ja et siis, aga mõnedki kohad on seal lahti nii kaua, kuni kliente jagub. Me mõtlema sinu jutu taustal, et milline oleks minu Rääma tuur nii-öelda või giidituur. Tead, ma viiksin, kuna ma olen ju kasvanud seal üles, et siis mina viiksin inimesed, ma arvan, Jaansoni rajal sellesse kohta, mis vanasti oli paras võpsik, see, mis on selle tehase taga. Ja ma mäletan noorena, kui palju me istusime just seal samas võpsikus ja toimetasime siis nooruse tegemisi nii-öelda. Ja mis oli minu jaoks hästi põnev üks päev avastada, et see maja, mis on nüüd siis, kus vanasti vist oli äkki Ojas, või on äkki siis, ei praegu vist enam ei ole, aga seal oli mingi pood, ma mäletan, Oja kauplus äkki oli vist selles majas. Ja enne muistse laal oli seal üks kõrge trepp ja siis üks katusealune. Nüüd on seal kinni ehitatud, aga ma mäletan, kui me omal ajal noortega veel istusime seal ja siis oli nii veider avastada, et issand, et siin ei olegi enam seda katusealust, kus noored saaksid koos aega veeta, igasugu rumalusi teha, vaid see on kinni ehitatud siis, ta vist ei olnud otseselt korter, aga mingisugune ruum nii-öelda. Ja selliseid lugusid, ma arvan, et
räämakatel on tohutult palju, mida jagada nendes kohtades, mis enam sellised ei ole, nagu nad vanasti olid. No vaat tuleb Indrekule andma vihje, võtab su ka ühendust enne ja siis saab mõne hea koha enne. Mine sa ise haned ja on ju. ja. Aga need kodukohvikud, kes on juba praegu registreerinud, kes need on, kas need on samad, kes on nii, nagu mitmel aastal olnud, kes on juba nagu öelnud, et jah, tulevad või on keegi juba päris uus ka? Jah, üks päris uus on juba räganud ja ülejäänud on praegust veel nagu nii-öelda vanad tegijad. Aga me just mõtlesime seal, et kas me leiame ka kedagi, kes kõik 10 korda on osalenud. Aga vist tundub, et päris sellist ei ole. Et tõenäoliselt Liisaat, kes on siis Oja tänav 8, teeb oma maalide näitusmüüki. Temal on vist järsku 9 korda. Et ta on nagu kõige kauem olnud. Ja siis meie kõrval Roheline 1. Nad olid kohe algusest küll, aga nad jätsid vahepeal mingi aasta või paar, et tahtsid nagu näha ka, et mis nagu teised teevad. Siis oli nagu, hakkas rahvas nurisema, et praetud maksa ei saagi enne. Nüüd nad on jälle paadis ja nad oli paadis siis ka, sest et Tairi on seal kogu selle kujunduse ja perenaine seal Roheline 1. Kogu kujunduse ja sellised asjad teinud, et nii, et ka Pärnu Postimehe selle 2-poolse lehe kujundus on tema tehtud ja tavaliselt ja kõik need kaardid ja värgid. Et oli ka siis, kui nad ei osalenud kohvikuna, oli ikkagi aktiivselt kaasas. Eks me siis vaatame juubelivärk, et ehk saab mingeid väikseid meelespidamisi ka nendele teha, kes on kaua aega osalenud. Just mõtlesin seda samad, et seda üritust on hästi kihvt ju tõesti nagu ka avada uksed on ju, aga samas nii palju teised jäävad ju käimata. Et kui sa oled ise ju avatud teistele, siis programm ju ise ei näe, et ma saan täiesti aru sellest, kui ei ole kogu aeg uksed igal aastal avatud, et tahetud näha teisi ka, mis nemad pakuvad nii-öelda. Jah, no eks see kõik on tegelikult ikkagi selle kohviku enda teha ka suuresti, et meie aitame kaasa selle suure reklaamiga, aga midagi pole teha, ise on vaja ka ikkagi aktiivne olla, oma tutvusringkond jalule ajada ja ma tean näiteks Õuna 10 on meil kodukohvik seal Õuna, nad nimetavadki ennast Õuna 10, siis Urmas mulle just eile või üleeile helistas ja ütles, et pane mind kirju. Ma küsin, et mis ma lõpuaegs panen? Ära pane seda lõpuaega. Tal on tutvusringkond juba niivõrd suur. Ta tantsib rahvatantsu ja tegeleb tennisemänguga. Nii et sealt juba sealt on see sõpruskond, kes seal alati käivad ja ma tean, et seal on inimesed nõus pool tundi ja kauem seisma järjekorras, et saada kätte oma roog, mida sealt tellid. No selline kogukonna keskus, mis tõmbab käima terve linnaosa, see on tohutult oluline, aga see töö ei ole lihtne. Selles mõttes see töö nõuab ikkagi aastaid tegutsemist, enese tõestamist, et sa jõuaksid selleni, et näed, kuulge, tulge nüüd paati on ju. Et kuidas see protsess olnud on? Mina ei tea, mind ei ole see küll, konti ei ole murdnud see töö, et kuidagi ta käib sedasi muu asjaga paralleelselt, kui meil on kontserdid, etendused või mis iganes sündmused seal majas, siis ma siis suhtlengi inimestega ju, kogu aeg ma olen selle reeglina enamus aega kohal ja siis sa näed lihtsalt inimesi, räägid nendega ja et see kõik kuidagi niimoodi mööda minnes. Et meil nagu eraldi kuskil mingid väljasõite ja kokkulepitud kokkusaamisi ei ole, et kõik nad tulevad minu juurde ja siis saab ka muud maailma asjad nagu sirgeks ära rääkida. Et kuidagi ei ole see mind nagu konti see ei murra see töö. Aga see kogukonnakeskus, kui oluline see on, et selline asi üldse olemas on? No ma loodan, et ta ikkagi kellegile pinget pakub. Aga meil muidu ju see saalid täis ei oleks enne, et jah, praegust me oleme nagu viimasel ajal nagu muutunud selliseks hästi kontserdi ja teatri keskseks. Et siin selle aasta algusest
ütleme niimoodi, et kui meil on nädalavahetusel 3 päeva, kus me saame midagi korraldada, reede, laupäev, pühapäev, siis üsna tavaline oli, et vähemalt 2, kui mitte 3 sündmust oli meil ikkagi nädala lõpus. Siin kõikidel nädalatel. Ja suvi on natukene lihtsam, siis on neid vabupäevi rohkem ja siis see hajub nagu ära ja et siis saab ka muudel päevadel midagi korraldada. Aga alates poolest septembrist kuni aasta lõpuni ega mul enam seal vabu aega ei ole. Need on enamus välja müüdud. Selles mõttes, et mina müün nagu aega. Me ei korralda ise midagi. Korraldame ka, aga mitte väga palju. Sest et lihtsalt ei ole nii palju jõuda on ju, et ma võiks kogu seda programmi ise täita, et pigem siis kes on kontserdikorraldajad või teatrid, nad tulevad oma kavaga ja üürivad pinda ja teevad ära. Mis teil seal veel toimub? Ma tean, et aeg-ajalt on ka erinevaid koolitusi olnud. Jaa, meil on ikkagi ju Rahvaülikool maja sinna, nii et ma olen lisaks kultuurimaja juhatajale ka koolidirektor. ja nii, et 2004. aastast, ehk nüüd siis juba üle 20 aasta toimib meil see Rahvaülikool. Ja korraldame siis kõik võimalikke kursusi täiskasvanutele. Eelmise õppeaasta jooksul siis me võitsime siis ühe arvuti koolituse hanke Haridusministeeriumi kaudu, kus me siis tegime 5 maakonnas arvuti ja nutiseadme koolitusi. Tänu sellele me saime oma õppijate numbri jälle tagasi sinna, kus ta oli kunagi varem, kuskil 400-500 vahele. Aga muidu on nüüd alates sellest COVIDist ikkagi need õppijate numbrid drastiliselt kukkunud ja kui kõik muud asjad on kuidagi taastumas muu elu või isegi juba mööda läinud sellest COVID-eelsest nii-öelda rahvahulkade arvust, siis need koolitused on jäänud, et inimesed harjusid ära, et saab Zoomis ka targaks. Ja ma ei tea, võib-olla on ka siis see, et mingid keelemudelid tõlgivad sinu eest kõik vajalikku juba ära, et seal polegi vaja ühtki keelt ka enam osata varsti. Olgugi, et ma ütlen, et tegelikult ikkagi võiks mõnda keelt ka ise osata. Nii et jah, teeme ikkagi erinevaid kursuseid ja suvel on meil hästi populaarne käsitöö ja kunstiõpetuse suvekursus, mis nüüd juuli 2. nädalal saab toimuma ja see ka on juba kenasti täitunud, ma vaatan. Kui palju on praegu siis sellist, teeme nagu uue asja leiutamist, kas üldse on veel midagi uut teil leiutada? Või on juba kuidagi vaja mingit vanat asja kuidagi natuke ümber häälestada, et mingit uut nüanssi anda? Et kui sa millegi loomisega alustad, siis on ju lihtne tulla uue ja uuega välja. Aga mul tundub, et te olete juba need aastad jooksul nagu nii palju asja ära teinud, et kas on veel midagi uut ka? No kindlasti on, et praegust on siin tehisintellekt on ju uksest sisse pressinud ja siis sellelaadsed koolitused kindlasti on meil seal mõttes veel, olgugi et ma ei tea, kas sellel enam mõtet on, et neid on juba nii palju tehakse, et võib-olla peab ChatGPT käest küsima, et pigem, et annab nõu, et mida võiks teha midagi muud, kui õpetada sinu kasutamist. Ja. No ja ei, kindlasti midagi tuleb, et ma hoian kõrvad silmad lahti ja et nooremad tulevad oma värskete mõtetega ja siis teeme ära. Aga ma mõtlen ka ürituste korraldamise poole pealt, et ka see ampluaa on teil ju päris lai on ja mis teil on aastate jooksul kõik tehtud, et kas üldse nagu annab veel kuidagi nagu mingisugust täitsa uut asja ka enda jaoks välja leiutada? Ei oska niimoodi praegust vastata. Kindlasti midagi võiks tulla uut, aga samas ma ütlen, et niimoodi, et ka need nädalavahetuse sündmuse profiil, see on nagu ka ajas muutumises, et ja ongi erinevaid perioode, kui seal mingitel varasematel aegadel oli hästi palju selliseid erapidusid, et sünnipäevad, juubelid
ja siis täna on see nagu rõhk läinud selle kontserdi peale, no nüüd stand-up on selline uus teema, mis nagu toob saalid täis. Ja suvel neid küll meie juures ei ole, aga talvisel perioodil on nad meie saalis ju kogu aeg. No ma ei oskagi öelda, mis see veel siis võiks selline olla, et võib-olla mingi koolitusprojektid ja need on nüüd juurde tulnud meil, kliendid on seinas, ma ei tea, arvates seal Tervise Arengu Instituudist, kes räägib oma teemadel ja siis Rahvaülikoolide Liidu kaudu on meil päris mitmeid põnevaid koolitusprojekte, nii et igasuguseid asju ikkagi on. Et võib öelda, et kogu aeg on pidevas muutumises ja arengus, et ei ole nagu seda, et justkui kõik on juba tehtud, kogu aeg on midagi uut. No jah, torkas pähe, et need kliendid, kes kogu aeg käivad, siis tulevad uksest sisse ja et kuule, teeme nii nagu eelmine aasta. See on siis nagu klõks käib. No iga nädal mingi 7 asja siis ma teen täpselt kuidas sul asi oli eelmine aasta, siis selleks ma pean võtma mingisugused paberid lahti ja vaatama seda, aga ütle siis, mis sa tahad, et ei ole vaja seda, see lause on juba selline, mis nagu paneb nagu kuidagi ihukõrvad püsti tõusma. Aga järgmine selline ettevõtmine või üritus, mille raames siis ootate kõiki külla endale, et kui me siin täna nüüd jutustame on reedene päev, ütleme meie jutustame küll täna esmaspäeval, aga kui see saade kuuldaval on reede, et mis on siis niisugused järgmised asjad, mis on ees ootamas? No jaanipäevale võiks tulla siis jaanitulele. Meil on seekord ansambel nimega Sulle, nagu sinule, aga sulle on laval ja siis Kaie Seger viib seal õhtut läbi, teeb mänge ja on külla tulemas meil selline tantsutrupp nagu Kõku. Kõku? Jah, võib-olla sa oled kuulnud neist, kõva kuuljad. Ei olegi kuulnud. Jah, sellepärast meil ongi Kõku, kõva kuuljad. Ja nemad on siis selline tantsutrupp, keda muusika ei sega. Keda muusika ei sega? Mis see tähendab? Nad ongi natuke kõva kuulmisega, aga tantsida saavad vaatamata sellele väga ägedalt. Neil on päris ägedad tantsud ja nii, et nad tantsivad ka nagu Eesti rahvatantse ja lisaks veel sellised kanteristiilis tantse ja päris äge kooslus on seal. Üle Eesti käivad koos. Nii et selles mõttes, et neil nagu sellist kindlat kodu ei ole ja pärnakad nad ei ole. Osad on, aga niimoodi. Ja Kaie Seger neid juhendab muidugi ja temal on meil üldse sellised huvitavad ideed, et on ju pannud kõik tantsima siin. Kaie on teil aastast aastasse ikka seal majas erinevaid asju teinud. Ja tema on inimene, kes on olnud seal majas kauem tööl kui mina. Kuidas see võimalik on? Mitte tööl just, aga vähemalt majaga seotud olnud kauem kui mina. Ehk siis ta oli juba lapsena seal ikkagi tegeles ja nii, et siis vahepeal on kuskil sellele ära käinud, aga ikkagi suuresti ta on nüüd kogu aeg siin. Kogu aeg me oleme koos. Teeme mõtlema, et ma isegi enam ei tea, kas ma teaksin, mis on Nooruse maja taust, et mis maja ta enne oli, kui temast sai see kultuurikeskus? Ta on ikka sünnist saati kogukonnakeskus. Nii et ta on ikka selle Räämarahva oma raha eest ehitatud ja vabatahtliku tööna. Nii et 1935 sai see hoone valmis, aga see organisatsioon, Rääma noorteühing Noorus, ma rõhutan noorteühing lahtu kirjutatuna, 102 aastat tagasi, kui see organisatsioon loodi, siis oli kõne ja kirjapilt säärane ja siis 102 aastat tagasi loodi see organisatsioon ja nad hakkasid kõigepealt siis korjasid nagu raha, tegid kõik võimalikke heategevusüritusi, loteriisid, pidusid ja panid raha kõrvale ja siis said selle hoone ka valmis lõpuks. Nii et see on puhtalt ikkagi kogukonnakeskus sünnist saati. Tead, kui ilus lugu sellel on, ma polnud kunagi seda tõesti kuulnud, et ta on nagu tõesti oma rahva rahadega ehitatud. Ja seal oli oma põhjus ka. Et alati, kui keegi tuleb ekskursioonile sinna meie majja, siis ma alati sealt eespaiees alustan selle jutuga ja et see algas sellest, et kui Rääma poisid siis seal Krabipervel kokku said ja arutasid, et
iga kord, kui seal linna lähed üle jõe pidusse, siis on pidevalt hädad seal, kaklused ja värgid ja asjad, et kuule, teeme oma seltsimaja. ja siis mõeldud tehtud ja tegidki ära. Ja siiamaani toimetab. Ma kuutan ette, et need idee algsed loojad võivad päris uhked olla, et näha, et see ei ole hääbunud, vaid aina suuremaks kasvanud. No ma ennem ütlesin, et Indrek on taval vanaisa patud on vaja lunastada, nii et tema vanaisa oli üks nendest on. Või vaarisa siis, ma ei teagi, kui mitu põlvkonda tagasi. Aga selge, et ühesõnaga siis jaanipäev on esimene siin suurem sündmus, kuhu te ootate ja nagu ma aru saan, siis Räämarahva oma päev on 11. juuli. Ja sinna võiks julgelt ka oma kodud siis kirja panna ja registreerida. Ja nii, et kes on uued tegijad just on ja et vanadega ma saan hakkama, need tulevad nii. Kas tänavu on ka toidu meene konkurss, kuidas seda nimetate? Parima ampsu konkurss. Aga sellel saavad siis osaleda ainult need kodukohvikud, kes tõesti siis nagu oma uksed avavad. No, me oleme mõeld, et teha see nagu kõigile avatuks, aga siis see läheb hulluks ära. Et ma kujutan ette, et siis need ampse tuleks kõigepealt nii palju, et kes need jõuab seal ära katsetada. Ja siis ma ei jõua ka, meil on seal auhinnaks rändauhind Kiviraidur Morsk on siis teinud sellise ägeda suhkrudoosi kivist. Lusikas on seal püsti sees. Ja see siis käib Kamina Simsile võitja kodust. Võitja kodudes. Et me ei jõuaks seda siis ju jälgida, kui ta oleks kuskil, kui näiteks, kui sina, Regina, tuled, siis ma leian sind võib-olla üles, aga kui tuleb keegi maalt, keda ma ei tunne, siis on mul raske teda pärast kätte saada. Ja, et oluline on ikkagi, et sellel päeval oleksid uksed ka avatud, et siis teab, kes kus on nii-öelda. Just. Nii et jah, see auhind on, rändauhind käib ringi. See ei ole päris algusest olnud meil, ma arvan, et kas see on järjest 6 aasta, kui on see rändauhind meil ja siis ka kõik, kes osalevad, saavad muidugi toetatud seal, siis meil on õnneks seal Rääma piirkonnas on ettevõtjaid päris palju on ju, kellest juba ma tean, et Veikand on seal oma õla alla pannud ja ka Vendre sellel aastal uudisena on valmis seda sündmust toetama. No väga äge. Ma ei mõtlema, et sa oled selle sees nii kaua olnud ja sul jätkuvalt on tuhh sees ja silmad särevad. Mis seda nagu aitab elus hoida seda suurt soovi seda keskust jätkuvalt veel arendada? No meil on kergelt öeldes ikkagi pereäri, et mul on ju abikaasaga koos, me oleme seda rakendit pedanud seal ka suhteliselt algusest saadik. Et ta küll vahepeal käis mõned aastad ära, aga nüüd ta on juba 15-20 aastat veel uuesti tagasi. Temal on siis nagu perenaise roll meil ja kes siis hoiab pilku peale, et see kõik oleks ka lisaks sellele, et on palju tegevuse, et see näeks ka kõik hea välja ja oleks ilus ja kena ja siis nüüd on ju tütar mul paadis, nii et me nagu kolmekesti seal müdistame, nii et pereäri, pere MTÜ. No aga sõltumata sellest, et kas üks inimene või 2 inimest või 3 inimest, mis käsi peab olema, mis on kuidagi nagu süke nagu, mis hoiab nagu selle juures või et sa võiksid seda sama hästi teha, mis iganes Eesti otsas, sul tuleks hästi välja, aga sa oled valinud ikkagi nagu Rääma ja nooruse maja selleks kohaks, et mis see on, mis seal hoiab? No eks see kuidagi saatus juba paneb asjad paika, vaata ma ütlesin, et mind vägisi sinna pandi ja no mul hakkas see kohe meeldima, mul ei olnud varem nagu Räämaga mingit kontakti, et ma olen üldsegi linna lähedal maalt pärit, et are poiss täiesti ja seepärast ma selle Pärivere kultuurimaja juhtisin, et see oli mulle nagu kodune koht, seal ma olin lapsest saati käinud näiteringis ja teinud kõik pulli ja nalja ja siis see oli nagu kuidagi orgaaniline, et ma sinna direktoriks, sinna mind ka pandi. Nõuka ajal oli see lihtne partei ja valitsus suunas ja pandi sinna tööle. Aga et mul ei olnud Räämaga, minul ei olnud seda trepikoja kogemust selle Räämaga üldse. Ma ei teadki, et seal Rajooni kultuurimajas tolle aegses ma vist olin 1 korra elus käinud enne, kui ma sinna tööle läksin. Ma ei teadnud sellest suurt midagi. Aga ma ei tea, täna ma ei kujutaks nagu ette, et mis ma siis teeksin, et
ma olen ikka mõelnud naljaga pooleks, et sellest 100 aastast, mis selle organisatsioon vana on 1/3 ju minu kanda. Just. Ja süda on lihtsalt nii sinna sisse kasvanud, mulle tundub, või on vastupidi. See on südamesse kasvanud. Ma kolisin Räämale elama ka 21 aastat tagasi nüüd juba. Nüüd sa oled ikkagi räämakas. Nüüd ma olen räämakas jah, juba 21 aastat. Sai maikuuses sai just 21 aastat täis. Nii et ei, väga tore on. Et siin on ju alati võimalus, et sa võid olla kuskil suurlinnas on ju mingisugune väike mutter või siis väikses kohas on ju suur Bolt. Issa, kui äge mõte. Pole kunagi seda niipidi nagu sõnastanud, aga see kõlab väga hästi. Just, et kõik ju tunnevad ja teavad ja nii, et mul on nagu ülilihtne seal nagu hakkama saada, et me ei ole vaja nagu kellegile midagi tõestada ja ma olen ka seda meelt, et kui vähegigi võimalik, siis me asutusena ju ikkagi ostame päris palju asju on ja et kui vähegigi võimalik, siis kõik teenused ja poed ja asjad on ja ma kasutan või ostan sealt kuskilt piirkonnast Räämalt. Just, et seda vaimu seal hoida ja nii, et ükspuha, kus ärisse ma sisse ei lähe, ma ei pea ammu kellegile ütlema, et kes ma olen, nad juba teavad. On juba arvutis ette nimi lahti võetud ja mis sa seekord tahad. Nii et siuke. Tundub, et kui meie hoiame enda kogukonda, hoiab meie kogukond ka meid. No ikka. Ja nüüd on see sillalugu veel. Vaata, see uus sild, Rääma sild mängib väga olulist rolli meie kahe selle kogukonna ühendamisel, sest et ma siin aastaid tagasi olen ikkagi naernud nii naljatades ja öelnud, et suvekontserditele vahest on Tallinnast lihtsam tulla kui kesklinnast. Täna on see muutunud ja ma ikkagi näen siin, et kesklinna inimesi ka täiesti juba arvestavates hulkades meie majja tulemas. Ja nii hästi tunda kohe, jah? Ja. Räämakad, ma tunnen ju kõiki. Ma olen seal ka valimisjaoskonna juhataja, nii et siis see tähendab, et kes paberi peal hääletamas käivad, need käivad ju kõik ju meie majas seal suuresti. Aga vaata, kui äge, et on küll aastaid räägitud, et see elavdab piirkonda, see sild, eks ju, aga enne kui ta ju kohale või ära pole tehtud, siis me tegelikult ei tea seda mõjusust nii-öelda. Aga ikkagi reaalne suur mõju on olemas. On, et see on ikkagi, et kui annad võimaluse, tekib kohe ka kasutaja. Ja sama ma ütlen, et kui see raudtee lõpuks valmis saaks, mida ma nii hullult ootan, seepärast, et kui ma täna liigutan kuskil 100 inimest iga aasta meie nendesse projektidesse, kas siis Eestist välja või Eestisse sisse, et siis kui see raudtee oleks olemas Euroopasse, siis ma pakun välja, et alates sealt Saksamaalt siia poole tuleksid kõik rangiga siia, mitte lennukiga. Sest vaadates täna lennukipileti hindu, no eile ma just ostsin, ma pean minema ühe projekti lõpetamisele Lamees ja Termesse augusti lõpus ja pilet maksis 512 eurot. Siis paneb ikka mõtlema, et ja ma ostan seda täna augusti lõppu, et ma ei osta ju päev ette, mis ta päev ette veel maksaks, ma ei kujuta ette. Et see on nagu ülikalliks teinud see lendamine ja üli ebamugavaks. Nii et selles mõttes, et on see raudtee annaks nagu minu tegemistele väga palju juurde. No igatahes ei olegi siin muud öelda, kui et lootusrikkalt tulevikku ja tundub, et nagu sa tõid õigesti välja, et kui me loome võimalusi, siis on ka kasutajaid, nii et tasub tulla siis teile külla, et vaadata, mis võimalusi te loonud olete. Jah, aitäh siis Parnakale, kes seda saadet kuulasid ja tulge külla, tulge Jaani tulele. Aitäh sulle. Aitäh.